No nii, tere kallid inimesed. Loodan, et kõigil on nädal siiamaani hästi läinud ja seda ma tahtsingi öelda. Ei, tegelikult ma tahtsin seda ka öelda, et ma hakkasin siin guacamolet tegema, aga siis ma mõtlesin, et ma panen kaamera tööle ja näitan teile ka, kuidas ma seda teen. Ma teen seda natukene teistmoodi, seega inimesed, kes armastavad guacamolet, loodetavasti saate siit nipi ja inimesed, kes ei tea üldse, mis asi on guacamole, siis see on põhimõtteliselt selline Lõuna-Ameerikast pärit avokaado tipp, ütleme siis niimoodi. Mõni ütleb avokaado kaste, aga see on minust natuke imelik, sest see on liiga paksu tekstuuriga, et selle kohta kaste öelda. Ja seda ma olen varasemalt teinud ka. Ja muideks, kui keegi mõtleb, et mis Saaremaa, mis värk siin on, ja ma olen Saaremaal ja ma olen siin reedeni ja mul tuli selline meeletu guacamole isu peale, ma kavatsen seda süüa järgneval 2-3 päeval ja ma ei viitsi seda väga tihti ja palju teha ja ma näitan teile ära siis, mis mul siia sisse lähevad. Ma teen väga baaskujul selle. Siin kõigepealt siis ilmselgelt avokaado, kuna see on avokaado tipp, laim, mis on siis jäetud siia korteri rentija poolt, suur aitäh, kui sa seda vaatad. Siin on mul üks sibul, siin mul on siis maitseained, mis ma sisse panen, meil on siis sool või mingi kivitükid, ma ei tea, emba kumba, loodame, et maitseb hästi, chili Santa Marialt ja siis mustpipar. Jätkuvalt ütlen, kes musta pipart ei armasta, siis kindlasti proovige ära, see terapipar, see on ääretult maitsev. Ja selle kõige teen ma teen siin veel paar erilist asja ja ma räägin ka, miks ma neid asju niimoodi teen. Ja siin kasutan ma siis neid, siin on siis mul Bosch Ergomix, jällegi väga võimekas saumikser, iga saumikser seda tööd ei saa teha, mida see teha saab ja ma näitan teile hiljem kõik need asjad ära ja siis siin on see lõiketeradega otsik täpselt samamoodi. Et siis siin ma kavatsen kõik valmis teha, ma ei taha üldse kaua seda teha, seega ma asun kohe asja kallale ja siis te juba näete, kuidas ja mis see eriline nüanss siin on. Kõigepealt ma koorin ära siis sibula ja selle sibulaga on selline lugu, et keegi, kes sibulat hakkinud on, teab küll, mis siis juhtub, kui sibulat hakkida. Väike nutt järgneb või siis käib sellega koos. Väike nutt käib siis sellega koos, aga ma ei taha nutta, on positiivne inimene. Mulle meeldib mõelda lahendusi ja tegevusi, kuidas nuttu vältida ja sellepärast ma panen selle siia. Ma juba tunnen, et natuke hakkab silmale, seega on veel ruttu tegema. Järgmiseks, koriander, palun. See läheb täpselt samamoodi siia sisse. Ja nüüd, ja koriandrit ma panen palju, kes tahab mõne teise rohelise ürdiga asendada, palu väga, andke minna. Nii, ja nüüd, mida ma teen, on see kohe, et ma panen siia soola, lahkelt, sellepärast, et ma panen siia päris palju avokaadosid. Ma panen siia kohe pipra ka. Ja veel kord, kasutage palun terapipart. Terapipar on hea ja pange seda korralikult, kui te teete guacamolet. Chili, sest natukene kärtsu ja vürtsu ka. See ei ole väga terav. Aga see on selline mõnus. Nii, et ei pea kartma. Kõik asju saab hiljem lisada ka. Nii, järgmiseks läheb laim. Üks väga alatu laim on see. Millega ma joos päris palju kokku puutuma. Pigistame siia julgelt kohe 3 pool laimi ära algatuseks. Laim ei ole siin põhiline, aga see peab siin olema sees. Ja nüüd mida ma teen on see, et kõigepealt ma lasen selle, nii et öösõnag, kellele nüüd kõvad helid ei meeldi, siis pange korraks kõrvad kinni. Nii. Ja mis mulle meeldib selle saumiksri puhul, kuna see on nii võimas, nägite, see on hetk. Nagu ma ütlesin, tavaline saumikser, sellega hakkama ei saa. Kui teil on 300-400 vatine saumikser, sa mõtled, et sa saad hakkama sellega, kui su saumikser saab seda hakkama. Ei saa, teed natukene kauem, siis tuleb see ära. Nii, järgmiseks paneme siia sisse siis avokaado, kivi võtame välja ja ma panen siia kõik avokaadod ja ma kohe ütlen teile ka,
mille poolest see mikser veel hea on. Aga kohe. Ja muideks, need inimesed, kes on mulle kirjutanud, kui ma olen selle mikseriga igasuguseid erinevaid nippe teinud ja täna ma teen ka ühe väga erilise nipi, siis ma loodan, et see mikser teenib teid väga-väga hästi, sellepärast, et te ju kuulasite mind ja tegelikult ma juba tean, et see teenib teid hästi, sest kui see teenib hästi mind, siis teenib see hästi ka tegelikult teid. Ma juba tahan seda kiiresti valmis teha, sest ma tahan ühte väga-väga mõnusat nüanssi teile selle juures näidata, mida ma veel teha saan. Ma olen täiesti vaimustuses sellest, kuna ma tegelikult selle tegevuse käigus säästan ka planeeti ja kes teraselt nüüd ekraani jälgib, võib juba tegelikult aimu saada, mis toimuma hakkab, mida ma teile näitama hakkan. Ja kunagi, kui mulle keegi tegi mulle nii-öelda siis märkuse, et joo, Eerik, et liiga palju plastikut kasutad, siis ma vastasin selle inimesele, et ma tean ja ma tahaks sellele mingit lahendust leida. Ja õnneks see lahendus on leitud. Kõigepealt on selle guacamole valmis, teeme selle kiiresti ära. Ma arvan, 3 avokaadot on okei, sellepärast et see on päris palju tegelikult. Nii, ja nüüd. Oh baby, mis asja? Mis see on? Nii. Kurat. Nii. Kui hea. Aga ma tahan veel paremaks teha. Seda võib siin niimoodi raputada, aga te peate lihtsalt väga-väga ettevaatlikud olema, et selle raputamise käigus ei juhtuks midagi muud. Ma arvan, panen selle ühe avokaado veel see sisse ära. Nii, kuhu ma panin selle noa? See sobib siis suurepäraselt. Kõike on väga mõnusalt. Ja kohe läheme viimasesse staadiumisse läheme. Ma ei taha teie kallist aega raisata, inimesed. Mul endal on tegelikult õhtusöök juba ahjus, kes Instagrami story't vaatas, see nägi, millega tegemist on. Ma jätan selle endale pärastiseks, sellepärast, et see avokaado on väga maitsev asi. Niisama söömiseks minu jaoks ka. Nii. Ja viimane lõike. Nii. Väga mõnus. Nii, selle ma võtan siit ära. Nüüd ma pean näitama teile midagi väga-väga ägedat. Ja ma ei tea, ma ei mäleta ausalt, kes inimene oli, kes mulle kunagi selle märkuse tegi plastiku kasutamise kohta, aga ma loodan, et ta vaatab seda. Ma loodan, et ta vaatab seda, sest see on sulle mõeldud. See on vaakumkilekott. Ja mida ma teen, väga lahe asi, kohe näete. Ja siia ma panen tegelikult, ma näitan kohe, mis ma siia veel teinud olen. Need vaakumkilekotid on lihtsalt imelised asjad. Need säästavad ruumi. Näiteks siin on mul vaakumpakendatud Eerik Urgu kohupiima kook. Ma olen reisil, ma võtan omad toidud kaasa. Ja ühtlasi see video on siis ka näitamiseks, et oma toitudega reisida on täiesti normaalne. Mul ei ole neid niisama kaasas. See on vaakumpakendatud pataat, kanafilee, siia ma viskasin küüslaugu ja petersilli ka sisse. Ja nagu te näete, siis see on vaakumpakendatud ja see seisab nädal aega, aga mul nii kaua seda vaja pole. Ma tegin selle pühapäeval valmis, esmaspäeval tegin valmis ja kui ma selle homme siit välja võtan, siis see on ikka mega värske. Nii et
ütleme niimoodi, et vaakumpakendamine on ääretult lihtne. Kui keegi mõtleb, et selleks on mingit ääretult keerulist masinat vaja, ei, kohe ma näitan teile. Mis selleks vaja on. Nii, ja selleks on vaja siis seda saumiksrit, seda otsikut, mis tuleb ka tegelikult selle saumiksriga. Ja nüüd, mida ma siis teen, on see, et kuna ma tegin seda avokaado, ilmselgelt ma ei söö seda kohe ära, on ju. Ilmselgelt ma ei söö seda ka homse päeva jooksul ära, vaid ma tahan süüa seda näiteks, mitte näiteks, vaid ma tean juba, et ma tahan seda süüa hommikusöögiks. Ja nüüd, mida ma teen, on see, üks, ma jagan selle ära, ma teen ühe valmis, ma kõike ei pakenda, nii. Ja siia ma panen 2 lusikatäit ja see kilekott, see on taas kasutatav. Nüüd, siin on nagu väga tugev selline gripp, tõmban selle kinni, nii, tugevalt mitu korda, et ühtegi krõksusid läbi ei käiks, põmaki. Nii, ja nüüd siis, see on vaakum pakendamise otsik ja oota, ma tahan näidata ja nüüd kõik. Nii, ja nüüd see toit on vaakumpakendatud ja kui ma seda nüüd siit söön, kui ma selle nüüd siit 3 päeva pärast välja võtan, siis see on ikka mega mõnus, mega värske maitsega. Nii et täiesti suurepärane ja ise nägite, kui lihtne see tegelikult on. See on ääretult lihtne. Seega, toidu tegemine on täiesti teisel tasemel. Vanasti sellised vaakumpakendamismetoodikad ja kõik oli võimalik ainult läbi mingite tehaste või ma ei tea, mis iganes tööstuste. Ja nüüd nägite ise, nende 2 asja abil ma tegin selle lihtsalt hetkega ära. Pluss või ma tegin terve põhimõtteliselt 3,5 avokaadot endale guacamoleks. Nii et see on suurepärane asi. Lihtsalt tahtsin teile öelda seda. Ja nagu te nägite, panin ka sinna sisse koogi, panin sinna sisse kana ja bataadi ja maitsainin natukene. Ja see on lihtsalt suurepärane viis, kuidas võtta toit kaasa. Vaakumpakendatult seisab see kauem ja värske on ta ka veel peale kauba, sest õhk on tegelikult see, mis paneb ju toidu riknema ja kuna ma õhu võtsin siit kilekotist välja, siis sisuliselt ma tekitasin siia sellise asja, et see on säilitusaine vaba säilitamine. Nii et soovitan kõigil proovida ja kui te tahate sellist asja teha, siis Bosch Ergomix saumikser ja need vaakumkilekotid. Vaakumkarbid on ka tegelikult olemas, aga mina siis praegu olen kilekottide peal. Nii et igati hea asi. Ma luban, et ei kahetse, mina ei kahetse. Mina nüüd pakendan selle guacamole lõpuni ära ja hakkan õhtusööki sööma ja kui sa tahad näha, mis õhtusööki ma söön, siis Instagrami story'st on seda näha. Tšau, paka!